Tere tulemast vaatama ja kuulama saadet Ekspert eetris. Mina olen Melissa-Mariel Korjus ja meil on täna külas Tallinna Ülikooli vanemteadur ja haridus- ning keskkonnapsühholoog Grete Arro. Tere, Grete! Tere! Aitäh kutsumast! Sina oled see inimene, kes on öelnud, et nutitelefonid võiks kõik ära panna ja koju jätta, kui me räägime koolidest ja haridussüsteemist. Aga nüüd me oleme suure hüppe lävepakul, kuna tulemas on või juba käimas on TI hüpe ehk siis tehisintellekti hüpe. Räägi, kuidas sina seda kõike näed või mis seisukohal sina praegu oled? Ja see on hästi hea, et sa tõid need kaks asja nagu kokku, ja tundubki, et on näiline vastuolu selle vahel, kui me ühelt poolt räägime, et nutiseade kui selline õpilasele väga mitmes mõttes kasu ei too ja seda seoses sellega, millised on seal rakendused, teatud rakendused, mis mõjuvad tegelikult meile halvasti ja mitte kõik asjad. Et kui me kasutame nutiseadet mingiks päris praktiliseks asjaks, ta ise ei ole nii-öelda saatanlik nähtus, aga seal on mingid asjad, mis on ehitatud niimoodi, et nad tekitavad ikkagi selliseid nii-öelda liiast kasutamist. Ja teine pool on tõesti see tehisaru areng, mis puudutab väga paljusid inimtegevuse valdkondi ja ka õppimist. Ja loomulikult siis seesama TI-hüpe või TI-hüpe, mis sai alguse eelmisel aastal või tähendab selle aasta alguses, on tegelikult ju kasutab neid samu nutiseadmeid ja mina näen, minu peas või minu jaoks lähevad need asjad tegelikult ilusasti kokku. Ehk siis tänane selline tavapärane tehisaru, nagu me kõik oleme harjunud juba kasutama tõenäoliselt, eks ju, võib olla hästi kasulik paljude probleemide lahendamisel, aga samal ajal, kui me räägime õppimisest, võib ta olla ääretult kahjulik ja ka sellest on juba nii palju räägitud. Et me teame seda, et see mõttetöö või kognitiivne pingutus, et kui me ikkagi õpime, siis meie aju peab selle töö ära tegema ja tavapärased tehisaru rakendused on vastupidised, nad tahavad luua head kasutajakogemust. Nagu hea võrdlus võib olla või lihtne võrdlus võiks olla see, et kui õpilane küsib lahenduskäiku, vastust, mõttekäiku, ideid tehisarult, siis sama hästi võiks ta näiteks jõusaali või trenni enda eest saata roboti ja ise itsitada siis riietusruumis ja mõelda, ma sain trenni tehtud, aga vaata, kui hea nagu kerge vaevaga, et robot tegi minu eest selle trenni ära ja ma tegin, et mul on korras. Sain hea hinde. Ja just nimelt, ma sain hea hinde ja treener oli hästi rahul sellega, sest trenn on tehtud ju, on ju. Ja selles valguses see TI-hüppe mõnes mõttes võib-olla isegi hullumeelselt ambitsioonikas olnud. Et ta on mõelnud, et aga me ei ole rahul sellega, mida meile tänased korporatsioonid pakuvad. Ma jätan vahele selle osa, et võib-olla meile väga meeldiks, kui see oleks Euroopa põhine, kui see oleks võib-olla vabavaraline, kui see oleks võib-olla Eestis arendatav mudel, me ei ole täna veel seal. Aga et tänased koostööpartnerid on siis sellised suured korporatsioonid, kellega koostöös tahaks või toimub see arendus sellise õpirakenduse suunas, mis toetaks õppimist päriselt. Ja muidugi nüüd, mis tähendab siis rakendust, mis ei anna vastuseid, vaid toetab õpiprotsessi, küsib küsimusi, suunab, hoiab dialoogi elus, nagu oleks keegi, kes hakkab surema. Ja see on praegu töös. See on praegu töös ja see on keerukas, kuna õppimine ise on keerukas ja õppimise uurimine ei ole ju valmis. Me veel saame kogu aeg igasugu asju teada ja õppimist mõjutavad, nagu sa ise ju ka, me kõik õpime kogu aeg, me teame, et mõjutab see, kui hästi me suudame ennast reguleerida. Õpilased on selles erinevad, mõnel tähelepanu läheb kohe vasakule. Äkki seal saab ka tegelikult tark tehisaru aidata, sest mõnikord on need asjad, mida õpilane vajab, isegi üsna lihtsad. Teiseks motivatsioon. Kas õpilane on harjunud mõtlema, mille jaoks, kelle jaoks, miks üldse. Ja selleks on vaja, et õpilane ise saaks aega selle üle mõtelda, seda asja enda omaks mõtelda. Kes õpilase õpistrateegiat üldse arusaam sellest, mis on õppimine, on selline, nagu me tahaks, et see oleks, või see on teistsugune, et seal iseenesest saaks tehisaru toetada. Ma mõtlen just motivatsiooni mõttes, et tehisaru on ju imeline just kiitmises ja kõiges selles, et võib-olla sealt saab kuidagi seda motivatsiooni ka süstida. Ja sa tõid väga hea asja välja, et kiitmine ongi natuke selline narkots, on ju. Et me tahame seda saada, me oleme natukeseid kiitmise nagu junkid, on ju. Võib-olla küll, ja tegelikult motivatsioonist saab veel nagu teisiti mõelda sügavamalt, et me teame, et mõnikord me ei saa ka kiita alati. Mõtleme keskkonnaaktivistide peale. Nad on väga järjekindlad, nad ei saa eriti palju kiita. On ju, või mingid muud asjad, ma tean, et ma teen õiget asja. Et üks asi on see, et kas me õpilasena saame mingi asja enda omaks mõtelda ja see võtab aega. Ja see võtab ka seda tegelikult, nagu me enne arutasime natukene, on ju ka, et kui sul on õpetaja või õpetav keskkond, kes ei anna sulle hinnanguid, kes toetab seda, et sa teed vigu,
õpiprotsessi ajal, kes on turvaline, kes annab aega. Et need on tegelikult kõik motivatsiooni toetamise aspektid, aga meil on tunne, et nagu need oleksid nagu mingi teise seina naelad. Ei, meie motivatsioon tugineb sellele, et me teame, et meid ei kiirustata tagant, me teame, et me tohime olla meie ise, me teame, et me tohime öelda, milleks seda vaja on ja siis saada aega, et mõelda, võib-olla mul on mingi, no et mitte keegi ei ütle meile, miks seda vaja on, mis on ka võib-olla nagu natukene, et see on võib-olla liiga kiir, me ülema seda enda omaks mõtelda. Aga et täna hommikul jah, katsetasin seda uut mudelit korra ja juba, mul oli vähe aega, aga juba esimesed sellised täna hommikused katsetused ütlesid, et juba nagu ta vähemalt esimese reaktsiooni, mis ta mulle andis, oli juba selline, nagu me tahaksime tegelikult, et ta juba nagu hakkas aktiveerima moel teadmised. Ta küll ei küsinud, mille pagana pärast õpid seda, aga ta juba andis väga mõnusa reaktsiooni, nii et ja nüüd see põhiküsimus ongi see, et kuidas teha seda, et õpilased seda üldse kasutaksid ja kus on ju. Ja ma ütlen, et üks murekoht on see, et kus tiihüppe on, ta on nagu Trooja hobune, et ta toob meile pildile hästi palju õppimise probleeme, mis seal õppimise ja hariduse maailmas juba enne olid. Et need on nüüd nagu prožektori valguse käes. Ja mis need probleemid peamised on? Kas või näiteks see sama asi, võib-olla 2 suurt gruppi on see, et see õpilaste motivatsiooni toetamine, et nad päriselt tunneksid, et nad tahavad ennast tegema, panna enda jaoks keerulisi asju, sest see on sügavalt mõtestatud ja nad tunnevad ennast hoituna ja turvaliselt selles protsessis ja nad tohivad olla aeglased, nad tohivad olla erinevad. Ja teine on see, et see arusaam, sügav arusaam, mis asi see õppimine on, et miks minu aju peab tegema hästi palju liigutusi või miks minu keha peab jõusaalis tegema liigutusi, mitte näiteks robot minu eest. Et ja õppimisega on niimoodi, et väga paljud asjad, mida me intuitiivselt valime õpitegevustena, on sageli valed ja neid õigeid asju me intuitiivselt me ei tule nende pealegi. Näiteks me ei tule selle peale, et hästi kasulik on, kui alguses õpilased üritavad lahendada probleeme, mis on neile keerukad ja panevad puusse. See on kasulik. On kasulik aru saada, millest ma aru ei saa. On kasulik aru saada, mis asi see päriselt minu jaoks on siin see täiesti tume laik, kuhu ma pean oma tähelepanu panema. Me tavaliselt tahame disainida õpet edule, eduelamusele, aga tegelikult uuringud ütlevad, et aga jah, et üks võib-olla see murekoht on ka nagu suurem õppimise pilt on see, et miks õpilased võib-olla nagu valivad sellised pinnapealsemaid õppimise viise on võib-olla ka see, kuidas me hindame. Et see, milline on täna meie hindamissüsteem, sellest me võiksime rääkida terve saatesarja täis. Ärme sinna mine, aga et ehk siis, et haridus vajab kogu aeg muutusi, mitte ainult tehisaru pärast, vaid muidu ka. Ja võib-olla kui koolid nagu natukenegi saavad nagu selle tehisaru tõttu tõuke suurema aegluse, suurema süvenemise, sügavamate probleemilahenduste harjutamiste suunas, kus siis võib-olla see tehisaru on selline asi, mida õpilane kasutab õpipartnerina, kui ta on üksi. Aga koolis, me oleme koolis, me teame tegelikult seda, et loeng kui selline ei ole tõhus õppemeetod, et kui koolis toimub selline hästi ohter interaktiivne, selles mõttes interaktiivne õpe, et õpilased räägivad omavahel, räägivad õpetajaga, aga et nad kogu aeg räägivad, lahendavad asju, mis on keerulised, et nad ei tee ühtegi asja, mis on lihtne, vaid nad üritavad pusida, aga et kui nad näiteks peavad üksi õppima mingil hetkel, et siis on neil olemas ka see, kellega kaaslane, jah, selline mõistlik kaaslane, kes tegelikult teab midagi õppimisest ja teab aina rohkem. Ja võib-olla ka aitab mingil hetkel nagu ka aru saada, mitte ainult ei anna neid arukaid ülesandeid, vaid ka ütleb, et kuule, ma teen seda sellepärast, et nii nagu arst ütleb sulle, et kuule, ma nüüd teen seda sellepärast, et on ja siis tegelikult saab öelda ka õpetaja, et ma annan seda tüüpi ülesande, sellepärast ma tean, et see teist tüüpi ülesanne tegelikult ei arenda sind. Sul ei ole mõtet selle peale aega raisata. Aga kui me tuleme korra selle nutiseadme asja juurde tagasi, et kuna me täna ikkagi teame, et selline koosloome, koos probleemide lahendamine või koos arutav õpe on kõige tõhusam, siis nagu mina nagu näengi seda, et koolis võib-olla see tehisaru ei ole vaja, et ta nagu siis, kui lapsel ei ole ühtegi ülekõrt, ei ole lapsevanemat võib-olla, kes oskaks aidata ja õpetaja on ka koju läinud, juba on õhtune aeg. Et see tehisaru võib-olla siis selliseks võib-olla 5% tema õpiajast. Et see ei ole, aga et kui ta on koolis, siis me näeme seda, et kui koolis on ikkagi vähem nutiseadme kasutust, et andmed osutavad selles suunas, et see on õpilastele kasulikum, kui neil on nagu pikem periood, kus seade on pandud kõrvale. Ja ma isegi toon ühe näite võib-olla, mis ütleb, et võib-olla asi pole isegi seadmes, et näiteks Austraalia, minule teadaolevalt on vist Austraalia ainuke riik, kes nüüd siis
jõustab seaduse, kus alla 16 teatud sotsiaalmeedia platvormid on lastele ligipääsuks keelatud ja kui nad sinna satuvad, siis tegelikult vastutab platvorm, mitte laps ega vanem. Ja seega me ei võta lapselt ära selle nutiseadme kui enda kasulikke asju, sul on vaja kedagi kätte saada, sul on võib-olla jälgida tervisenäitajaid või midagi bussiaegu, eks ju, aga asi on tegelikult teatud tüüpi rakendustes, mis ei ole disainitud selleks, et need kuidagi lastele kasu teeksid. Et noh, see on ka üks viis, kuidas mõelda sellest asjast. See on huvitav, jah, mulle endale jäi ka üks teadusuuring silma, et kui sul on isegi telefon kotis, et kuidas su aju pidevalt hüppab ikkagi selle peale. Sellepärast, et vaata jällegi me peame ju teadma, mida tähendab olla noor, on ju, et me teame, et seesama võime pidurdada seda kiusatust, see alles areneb, on ju, et me umbes 25. eluaastani me alles areneme selles võimes pidurdada sellist impulssi ja soovi eriti ja kui need sõltuvuse laadsed käitumised on arendatud välja just selles vanuses, kus need ei tohiks arendada välja ja siis see nii-öelda arenguliselt alles mitte valmis aju peab siis pidurdama seda paganama seadet ja siis me eeldame, et samal ajal lahendaks keerulisi matemaatika ülesandeid. See tegelikult ei ole mõistlik. Sama me näeme ju kaubanduskeskustes, miks me katame kinni alkoholileti, sellepärast et isegi kui keegi, kellel on probleem, ta näeb seda pudelit, on ju, see juba, on ju, kui mina näen šokolaadi, ma juba tunnen, et tegelikult see kotis hoidmine ei ole tegelikult lahendust, ta ei pea selles mõttes ennast seal treenima, et seda oma peas pidurdada. Ühesõnaga, sellest võiks nii palju rääkida. Palju me praegu, kuidas me tehisintellekti praegu koolides kasutame või kuidas meil on sellest sügisest plaanis seda kasutada, kas meil ongi kõikidel oma nutitelefonid ja siis nad tunnis seda kasutavad või kuidas see välja näeb või see on ikkagi kodus? Ma arvan, et tegelikult see häda ongi selles, et ma arvan, et me kõik natuke näeme ka jätkuvalt erinevalt, kuidas see kõik peaks olema. Et mida me näeme on see, et õpetajad on saanud esiteks omale sellise ligipääsu, mis aitab neid nende töös mitmeti. Ma olen ise mõelnud, et näiteks sellised ülesanded, mis kooli laiemalt on nagu tunniplaani tegemine, et kas näiteks see võiks olla hästi paras ülesanne, äkki enam ei peaks tegema ise keegi, aga see on nagu selline võib-olla korralduslik pool, mida tehisaru kindlasti aitab nende väga ägedate, mõnusate, mõistlike, keerukate õpiülesannete disainimine õpetajatel, seal ta võiks tulla nagu appi, et ma tean, mida ma tahan, aga kuidas ma loon ülesande, mis päriselt paneb sügavuti mõtlema, võrdlema, kategoriseerima, sünteesima, ei üllatuma, nägema vastuolusid, arutama vastuolud üle, et see võiks olla see õpetaja pool. Õpilase pool ei ole veel valmis ja päris kindlasti, kui me räägime nutiseadmest, nutiseade ei ole loodud ju selleks, et ma loon sisu. Nutiseade on sisu tarbimiseks, tahvel samamoodi tarbimiseks. Kui me räägime õppimisest, õppija loob sisu, mitte ei tarbi sisu. Ja sellepärast ma ei näe, et seda tehisaru üldse oleks vaja nutiseadmist kasutada. Seal pole teda õppimiseks üldse vaja, sest ma ei saa ju... Et me ikkagi näeme seda, et kui ma õpin tehisaruga, siis mina kogu aeg konstrueerin teadmist, siis on õppimine. Kui tehisaru konstrueerib teadmist, siis õpib mitte keegi. Ma arvan, et ka tehisaru ei õpi sellest. Et kui õpetaja seletab, siis tema õpib. Kui õpetaja teeb kokkuvõtte, millest siis tema õpib. Et meil on vaja, et töö, mida enda uus teadmine sünnib ikkagi selles, kes seda konstrueerib, eks ju, ja ta peab tegema palju vigu, on ju, siis eksperdid kogu aeg nügivad, suunavad, annavad kas vähem või rohkem ähmaseid vihjeid selleks, et ikkagi see inimene ise jõuaks oma teadmiseni. Ja just hiljuti üleeile ühes õppesituatsioonis, ühes loengus arutasime ka tudengitega selle üle, et vahel tudengid nagu leiavad, et ma tohin midagi välja öelda alles siis, kui mul on täiuslikult ilus vastus. Et me nagu ei tea õppijatena seda, et ütlemine ise on õppimine, et palun aktsepteerime üksteise nagu sellist segasepeksu õpiprotsessis, on ja seda, et ma alles siis, kui ma ütlen, ma hakkan arutama, hakkan argumenteerima, alles siis ma loon seda mõtet tegelikult. Ja niimoodi koos hakataksegi ju looma. Just, et mina ütlen, siis sina, siis ma ütlen, kuule, ma enne vist natukene eksisin, ma nüüd mõtlen sinu öelda valguses hoopis seda, et tegelikult see väljaütlemine ise on õppimine, et meil on tunne, et välja öelda tohib alles siis, kui ma olen valmis. Ma arvan, et ei ole kunagi valmis, aga et see arutamine on tegelikult õppimine. Sa tood nii häid punkte välja, mis minuni kooli ajal mitte kunagi ei jõudnud. Et tõesti, et sul võiks olla rahulikult aega, sa ei pea kartma, kõik oli täiesti vastupidine. Et ma nii loodan, et see on nüüd muutumas. Et me saame ühiskondlikult kuidagi sellist mõtteviisi levitada. Tead, vaata see sama tee ei hüppa hästi suuresti ju, et ma nagu näen, et see tehisaru ise on nagu pisike nööbike, aga me ikkagi ülikond on haridussüsteem, õppimine on ülikond, tehisaru on väike nööp seal ees ja see teehüppe tiimis on ka hästi suur ressurss läinud selle peale, et neid koole toetada.
et aidata koolidel tulla kokku ja mõtelda, et kuidas me nüüd ikkagi õpetame, et millised on need mõistlikud ülesanded ja tegelikult sealt vaikimisi, vähem või rohkem vaikimisi või otsesõnu peaks tulema ka see sisse, et me peaksime andma kogu aeg õpilastele aega mõtelda, et mõnes mõttes see kannatlikkus ja et see on nagu üks suurimaid väärtusi ja ma tean, et me jõuame siin kohe vastu seda seina, et aga pole ju aega ja õppekavad on täis ja ma pean tunnistama, et ma olen psühholoog, mul on väga raske öelda, mis siis täpselt peab olema õppekavas, et iga ainevaldkond nagu on ju seda ise otsustanud, aga me teame, et kiirustades õppimine on ikkagi täielik aja raiskamine, me raiskame kogu selle aja ära, aga kui me võtaksime rahulikult ja otsustaksime, et mis asjad on need suured, need tuumideed, mida me siis hästi erinevatel viisidel aitame lastel endale selgeks mõelda, et siis need ilmselt saaksid selgeks. Mäletan enda ajast ka seda, et õpetajatel oli endal nii suur pinge peal, et tund lõpeb ära ja ta peab jõudma nii palju veel õpetada ja kõik need ülesanded läbi käia ja et ma mäletan, et neil endal oli juba see pinge, mis siis õpilased veel teevad. Just see, nii nagu kõik asjad ju, paljud asjad nakkavad, huvi nakkab, on ju, vaimustus nakkab, pinge nakkab. Stress nakkab, et õpetaja ei tohiks olla selle pinge all, et õpetaja pealt tuleks esimesena see pinge ära võtta. Mul oleks palju ideid, kuidas õpetajal võiks olla elu parem. Esiteks võiks olla, ma tõstaks õpetaja tunnipalga kõigepealt kuhugi 50 euro peale näiteks, et tund kui selline peaks olema see, et see on see mõnus, ja neid ei peaks üldse nii, võib-olla saaks neid olla vähem, aga jällegi mina ei ole õppekava koostaja, aga et kui õpetajal, et küsimus ongi, et millal õpetajal saaks olla koolis see tunne, et ta võtab mõnuga seda kõike rahulikult, et ta ei torma läbi teemade, teades, et ta lihtsalt võib-olla markeerib ära, et ta lihtsalt, ma ise olen õppejõuna tundnud sama, kui on väga palju nagu materjali, ma tean, et aga see kõik peab jõudma tudengini, sest muidu on katastroof, muidu me laseme ta majast välja ja ta ei tea oma materjali, ta ei tea ta ei ole kompetentne. Ja see paneb lihtsalt hüüdlauseid karjuma seal auditooriumis. Aga see ei ole õppimine, et seega... Aga tehisaru äkki saabki siin kohal õpetajaid ju väga palju aidata? Ma arvan, et selles mõttes, et me ei ole veel lõpuni seda potentsiaali näinud. Ma rõhutaks ka seda, et kuna minu hästi suur osa identiteedist tegeleb keskkonnateemadega, siis mul on kuklas kogu aeg seesama asi. Esiteks me ei tea, kauaks meil tehisaru on, sellepärast, et see energiakulu on suur. Hetkel ikkagi, ma saan aru, ta ei ole, ühesõnaga, need rakendused ei ole ju veel kasumlikud, eks ju. Me teame, et see üritatakse tehisaruga seotud energiakulu optimeerida, aga kuna kasutus kasvab, siis sellega seotud veekulu on väga suur. Nii et tegelikult ma mõtlen ka, et me ei tohiks seda tehisaru panna nii suure, see ei ole nagu nii tähtis, aga õige ja tal on eetiline dimensioon. Me ei ole siin väga paljusid tehisaru eetilisi dimensioone üldse puudutanud, neid on veel. Aga keskkonnamõju mõttes tal on väga tugev eetiline selline jalajälg ka, eks ju, kuna tal on kliimajalajälg ja veejalajälg. Et seega võiks nagu mõelda, et millal ja miks ja kuidas kasutada, et kuidas see saaks olla tõhusam, et millal on nagu mõtet seda teha. Et ei ole tegelikult mõtet kasutada teda kohtades, kus ta selgelt halvendab teadmiste arengut, kus ta selgelt halvendab õppimist, eks ju. Aga et võib-olla on olukordades, kus ta saab olla tõesti õpetaja jaoks, õpetajatöö tugi ja õpilase jaoks see personaalne tugi, kui õpetajad parasjagu lihtsalt ei jätku iga selle dialoogi jupikese jaoks. Tegelikult me teame, et õppimine toimub siis, kui õpilane on pidevas dialoogis või siis suurema grupi arutelus. Et ta võib olla iseendaga dialoogis, aga see on alati natukene vähem tõhus. Ja nendel hetkedel võiks ta meile kasuks olla, aga et see kasutus, et pidevalt see kuklas olev tunne, et me ei kaotaks ära ikkagi seda õppimisvõimet ilma tehisaruta igaks juhuks. Et see võiks ka meeles olla. Aga kui me jõuame ringiga tagasi selle tehisaru juurde, mida me siis siin Eestis praegu arendame, millal see võiks valmis saada või palju inimesi selle kallal üldse töötab? Kas on ainult Eesti põhine ja töötatakse siin välja või on see rahvusvahelises koostöös? Ta on koostöös, ma saan aru, OpenAI-ga siis, ja ühesõnaga, et tegelikult erinevad arendajad, Google on, ma saan aru, ka pildis ja jah, seal on hulk inimesi tegeleb sellega, et seal on pildis ikkagi jätkuvalt kogu aeg on ka teadlased, ütlevad oma sõna, sest nii peaks see olema, aga alati on raske on tegelikult teha midagi, mida me tahame teha justkui nagu
koheseks praktiliseks rakenduseks, aga millel peaks väga tugevalt olema selles mõttes, et teadlaste käpajalg peal, sest noh, minu vaates või noh, teadlaste vaates see ei erine, noh, ütleme ühe tableti arendamisest meditsiinis. Kui sa arendad tabletti, on ju, ravivahendit või vaktsiini, siis seal peavad olema ikkagi uuringud taga, et mida see teeb. Samamoodi me ei saa suhtuda ühtegi hariduslikku sekkumisse, nii et teeme midagi, et me peame kogu aeg uurima, see saab teha asju halvemaks. Nagu me teame, et tehisaru on teinud täna asju halvemaks, eks ju, kui seda kasutada stohastiliselt. See saab olla täiesti neutraalne, mis ütleb, et ta on aja raiskamine. Ta võib teha asju paremaks, aga see eeldab nagu väga sellist seda, et kogu see protsess on toetatud uuringutest, ja õnneks täna niimoodi ka käib, mis on hästi tore, sest protsess ise on olnud ju väga-väga kiire, ja see, et ta on kiire, põhjus on lihtsalt see, et see tehisaru on juba, ta nagu COVID, vaata, ta lihtsalt tuli. Me ei saa teda ignoreerida, et me ei saa teda teha nägu, et teda ei ole ja selles mõttes, aga see kindlasti ei ole lihtne, et selles mõttes on nagu tore, et see tiihüppe on suutnud teha kõiki neid asju, on ju kiiresti, ilmselt küllaltki tõhusalt ja kui sa küsid, millal saab valmis, noh, teatud mõttes ma arvan, et ükski rakendus ei kunagi päris valmis, ta läheb lihtsalt eetrisse aga et ilmselt saab teda paremaks kogu aeg teha, aga eks ta millalgi vist, ma arvan, novembri alguses on teda nagu välja hõigatud, eks ju, aga et alguses oli isegi see veel ambitsioonikam, see ootus, et ta tuleb veel varem, aga et näis, et mis ta siis et kui ideaalidele vastavaks ta alguses saame ja põhiküsimus on ikkagi see, mis kõigil on, et kuidas teha nii, et lapsed kasutavad midagi, mis paneb neid rohkem mõtlema, et aga sellele küsimusele tegelikult seda peaks toetama siis kogu see ökosüsteem ümber lapse, et gümnasist võib-olla pole laps, aga et ta tunneks, et et seda, mida mul päriselt tema tarkuse arendamiseks vaja on, seda annab mulle paremini see natukene võib-olla sellisem tüütum tehisaru ja mitte see tavaversioon. Vastuseid saada. Aga lõpetuseks ma küsin, mis sa arvad, kas see TI-hüppe Eestis, kas see võib meid kuidagi maailma mastaabis pildile tuua ka? Või kuidagi... Ma ei tea, kuidas läheb. Äkki võib, mine tea, et ma arvan, et me võib-olla ei ole jaksanud selle peale mõtelda, aga kui see on jällegi see, et eks pildile saab viia miski, mille kohta me saame teaduslikult öelda, et see teeb head asja. Näe, tegime mingi vidina, kuidas see õpilasi mõjutab, meil pole aimugi. Sellist asja ei viida. Et ma arvan, et kui me saame päriselt näidata, et eriti, mis on suur asi, on ikkagi hariduslõhe ja hariduslõhe ju ka ikkagi, ta on tähtis asi, meil ei lähe kõikidel õpilastel, kõikidel koolidel sama hästi. Et kui ta näiteks saab kokku mõelda hariduslõhet, see peaks olema ta peamine eesmärk, ta tegelikult on, see on igal pool sõnastatud, me kogu unustame selle ära, et kui ta saab aidata õpilasi, kes on rohkem hädas ja kui ta saab ka aidata õpilasi, kes ei ole võib-olla hädas, aga kes on hädas hoopis kimpus vaimse tervisega, mis on seotud sellega, et nad lihtsalt töötavad ennast üle, jällegi oleks see pluss, eks ju. Ja koole ka võib-olla ühtlustada just, ja taseme mõttes. Me ju tahame seda, et riigi parim kool on sinu lapse lähim kool. See on meie eesmärk, eks ju. Ja et eesmärk ei ole see, et me võib-olla üksikuid kuhugi kõrgemale aitame, neid niikuinii, aga et need üksikud tunnevad ka ennast väga palju paremini, kui neil on selline mõnus ja toetatud, turvaline ja võimalikult ka nagu võrdseid võimalusi pakkuv hariduskeskkond. Aitäh sulle, Grete, täna tulemast ja seda niivõrd põnevat teemast lahkamast. Ma loodan, et me saame veel teinekordki sellel teemal rääkida. Miks mitte, paljud teemad jäid kindlasti poolel. Aitäh kutsumast. Aitäh ja aitäh teile vaatamast. Kohtume teiega juba järgmisel kolmapäeval. Kõike head!